nüüd, start alguse saanud, Tiigevi korjus hetkel esimene, tema kohe Risto Kampet, Rait Kilm sai väga hästi minema Risto Kampet kõrval. Vaadake, vendla piduriga täiesti tuli punane. Saad alguse, Kapetil on väga pikk vilspid, ma vaatan praegu. Tundus peaaegu, et on teist kohtu loodus, aga Kallas tuleb esimese. Aga nüüd siin pearivaasis saab jumala hästi. Kõrval, ongi kõrval, kas peab katse neid proovima praegu. Väliskurvis samamoodi nagu Tamme-Veskis, ta jääb rajale püsima. Täiesti uskumatu, mis andmine, mis rajal lõikudel need mehed koha lahingud praegu peavad ja nüüd on küll vist Jõhvers löödud, Kapet sisetrajektoori ja vormistatud. Tere tulemast vaatama e-auto ralli Eesti meistrivõistluste Monte Carlo ralli Power Stage'i ülekannet. Esmakordselt teeme sellist projekti. Nimelt siis vaatame üle mõlema klassi rallile top 5 sisse tulnud sõitjad Power Stage'i läbimised. Ja saame näha, kuidas päriselt siis ka sõidetakse täis pikkuses katse ülekandeni nii-öelda. Ja ma ei ole ka siin üksi, nagu Hardole meeldib öelda, minuga on siin kommenteerimas Tanel Kasesalu. No tere, mul meeldib olla siin Silveriga koos kommenteerimas seda uudset üritust. Ega ma isegi tea, mis see tulema hakkab veel, et Silver just teab, aga ma enam-vähem tean, jah. Ja mõnedki pärast paneme ka videoga käima. Jah, mul on siis sama huvitav kui vaatajatel. Ja. Ma loodan, et video jookseb ka normaalselt, siis countdown hüppas, nagu te siin ütlesite, aga nüüd ma loodan, et see asi ise hakkab nagu normaalselt jooksma, kui ei hakka, siis palun karjuge kõvasti ja saame teha mingisuguseid parandusi või proovida vähemalt neid teha. Aga panen taustal viimased parandused veel paika. Väga hea. Nii. Siin juba öeldakse, et tuleb teha Eval pluss 10 eurot kuu, et nagu Virtsu pluss. Varsti võiks küll hakata juba raha küsima, meil siin nii palju ülekandeid ja nii paljudest erinevatest asjadest, et aga paneme video käima ja ma loodan, et see toimib ja kui ei toimi, siis karjuge ja proovime seda asja igatahes. Miks ei teeni seda, mis ma tahan ikkagi? Üks asi veel, nii. Ja. No nii. Oi näe, olemegi otse pildis. Alustame ikkagi EM1 klassiga seekord edaspidi on siis plaanis alustada EMV2 klassiga, aga seekord vaatame siis kiiremad mehed enne üle. Tanel Madiste meil kõigepealt rajale on minemas. Helist ei tule läbi. Heli sinule võib-olla ei tule YouTube, peaks kindlasti minema. Nii rõllu. Noh, minu nimega ei mehe, see sõidab. Just. Tuli ta siis päris kiiresti läbi ja oli ta enne viimast katset ka minu teada 5. kohal juba.
mis meil nüüd siis käimas on. Ongi nüüd küsimus, kuidas ta siit läbi tuleb. Üldiselt oli päris tehniline katse see. Jah, pikk ja tuleb ka mainida, et eelmised 2 katset siin ringis olid lumekatsed. Ja nüüd siis viimane katse oli asfalt. Rasmus on vahepeal stardi saanud meil. On. Rasmus Uustult siis, kes on ka päris rallis kõvasti tegusid teinud. Jaa, neid nimesid, kes on päris rallis tegusid teinud, on meil nimekirjas ka omajagu, aga nii palju neid seekord pilti ei jõudnud. Teid nad seal napilt esiviisikust välja. Siin kirjutatakse, et sul pidi natuke streami pilt hakkima ka. Vaatan ise ka. Ja vahepeal jooksevad mingid suksed väiksed hakid sisse, aga no eks peame seekord üle elama ja järgmine kord vaatame, mida parandada saab, aga Siim Voort nüüd siis eelmise aasta domineeriv meister on meil starti jõudnud. On siis oma täitsa isikliku ja pilkupüüdva kujundusega sõitmas siin Virtual Best Racingu nimekirjas. Kohe näha sõidustiil on ka vähe agressiivsem kui teistel, et on. Tegelikult kui ma olen näinud, kuidas ta sõidab WRC-s, siis ta sõidab väga agressiivselt, nii et see sõidustiil on seal ka siia RBR-i üle kandunud ja tegelikult kiirust ka on, nii et ei saa midagi halbu öelda. Ja kui ma rääkisin, et sõitjad sõidavad peale 2 lumekatset, nüüd asfaldikatset, siis kõik, kes meil pildis on, sõidavad ka peak refidega, nii et paras väljakutse on nendega siin asfaldil 12 kilomeetrit ära venitada. Jah, et siin on ju mitu katset sõidelt ka enne seda veel. Ja need ei olnud ka absoluutselt lihtsad katsed. Karl Reinaja, ainukene, kes jõudis rallil top 5, kes ei sõitnud Škodaga. Siis Hyundai'ga on ta stardis. Hyundai väike rebel jah meil. Olid eelmine aasta ka üks vähestest, kes sõitis Fordiga toona. Tahad natuke teistest erineda ilmselt. Just katse ennem oli siis Siim Voodil ka väike avarii, millega ta kaotas 45 sekundit või sinna kanti ja kukkus siis esikoha konkurentsist välja ja millega Karl Reinaja nüüd siis tõusis ka temast ette. Et siis viimane katse veel käsil ja... Ja need kiirused, millega nemad sõidavad, see viga see oli väga lihtne viga, ma nägin seda ka, et läks natukene laiaks ühes kurvis ja oligi kõik, käis üle katuse ja nii ta läks. Et oli ta ise üsna rahulolematu ja kuri selle peale, et see nii läks. Oli ta muidu ikkagi ju esikoha konkurentsis, nagu temalt ka oodata võiks. No kes ei oleks kuri, ilmselt ajaks ennastki närvi. No ilmselgelt jah. Ja noh, ma kohtade peal ise ei sõida, et on natuke lihtsam see väike hunnik ära teha. Aga MV2 klassis on see natukene rahulikum, kui siin MV1 esiotsa on. Siin katsel ka mitmed tagasipöörded, kus on pealtvaatajad väga lähedal, et siin on kergelt safety tiimi töö tegemata, tundub, et väliskurvis isegi seisavad seal tagasipööretes inimesed. Natuke ohtlik see on ja mõned sõitjad siin natuke laiaks läksid, õnneks just keegi surma ei saanud. Kuidas siin tagasipööretes päris paljudes kohtades pidi väga rahulikult võtma, et mitte inimestesse sõita.
ikka päris mitmed kitsad kohad, nagu see sild just oli ja on ka majade vahelt üks väike, peale silda üks väike maha keeramine, kus läheb väga kitsaks. Seda me siin otsepildis küljest ei näe, aga väga ka selliseid kitsaid kohti oli, kus on väga lihtne viga teha. Üks pealtvõtte auto oli kraavi lükatud kõnasti. Jah, ja siin katsel ma kuulsin, et üks laada seisab ka kraavis. Et neid vigu on siin juba tehtud ka varem. Siis oli jälle hea näha, et Ford kasutas korralikult teed ära natuke rattaga oli muru peal. Natuke lõikas. Aga näiteks seda kurvi siin ei tohi üldse kuhugi panna rattas, siin on kohe inimene vastas. Tuleb see call for help ja eelmine kurv natuke pikaks, see teine kurv natukene kannatas. Sealt on väga lihtne ka päris otse panna, kui noot jääb natuke hiljaks või ise ei pane tähele, siis väga lihtne on sealt panna lihtsalt otse üle ja kukud veel teiselt poolt kaljust ka alla võib-olla. Eriti kui sõidad piikide peal, nagu meil siin enamus ja autol on väga libe, siis üks ja tead on lihtsalt tulema. Blokki läheb väga kergesti, libisema läheb väga kergesti. Andres inimene tuleb enda valge Škodaga, sponsoreid ei ole. Tähendab öeldakse, et siis kui ei ole isegi enda logo peal, siis on ikka väga rikas. Ja just, et tahtsin öelda, kas rikas see nii-öelda hobisõitja. Jah. Oskad sa öelda, kas mõni sisekaameraga tuleb hiljem või? Sisekaameraid siin vist hetkel ei ole. Näeme neid rajaäärseid kaameraid, mis siin on paigutatud, aga pardakaameraid praegu sõitjatele ei antud. Sari otsib veel budgetit selle jaoks. Või peavad järgmine kord sõitjad ise enda GoPro'd kaasa võtma ja hakkame meile pilti jagama. Aga ma saan aru, et hakkame katse lõpule lähedal jõudma. Hakkame jah. Kuna Madiste tuleb. Circa 10,5 minutit see katse aeg oli. Umbes minut veel minna. Ilusti puhtalt on tulnud. Kõik need vähemalt top 5 EMB1 sõitjad. Pilti meil mingit suuri õpetusi ei ole jäänud. Helikopteri ilusti see pärgi. Just. Siin on ikka näha, et mõni ikka viimasel katsel väga suuri riske ei taha võtta, et enda koha kätte saanud ja mida läheb. Tundub küll niimoodi. Madiste 5. koha peal. Jah, tuleb nüüd lõpuni rallil 5. koht punkti katselt 11. Nii et väga rahulikult siit läbi tuli. Ilusti lõpuni ka jõudis. Rasmus Uustuln on järgmine, kes siis finiši poole liigub. Juba näha, et natukene proovib siin agressiivsemalt tulla kui eelnev sõitja. Väga ilusa Saaremaa ralli disainiga ka on sõitmas. Jah, Saaremaa ralli üks peakorraldajatest. Ehk siis kohe reklaam kohe, et tulge kõik Saaremaa rallile oktoobril sõitma või vaatama. Just. Ja tuleb Rasmus Uustuln märksa kiirema aega, kui tuli Tanel Madiste ja teenib ka praeguse seisuga punktikatsel punkte. Siin Voort jälle lõikab siit absoluutse piiri peal. Jälle väike lõikamine. Igalt poolt, kust võtta annab, võtab ikka ära. Väga laialt vähemast kurvist läbi. Viimane kurv, jah, on ikka täitsa laialt.
ilmselt tuli ka punkti katse päris kiiresti, et saab ka ilmselt mõned punktid sealt. jah, 3 sekundit kiiremini, kui Rasmus Uustund tuli. siis Karl Reinaja veel, on praegu teine koht Soolas justi. sest kurvidel tulla. Punktikatsel jah, praegu Rasmus Uustundi taha 3 sekundiga, nii et punktikatse punktidega läheb tal siin keeruliseks. Ja nüüd tuleb Andres Inimäe veel. Andres Inimäe, jah. Andres Inimäe. jah, ta on siin praegu korralikult vajutamas ikka tundub. Aga sõidustiil oli üks agressiivne, et sellega võib palju võita. jah, ei, väga sujuvalt. Mis SB number oli, mis ajalooga saab kohe EVRC-s vaadata. jah, aga ralli on meil siis MV1 klassi meeste jaoks lõppenud. Anders Inimäel nii võit kui ka punktikatse võitsid tuli, Karl Reinaja teine ja Siim Voort 3, aga nüüd siis liigume MV2 klassi juurde, kus meil on startimas esimesena Egert Tõkke. siis tegu ka suhteliselt noore sõitjaga ja on ta siin ka varem näidanud Eesti RBR-i maastikul natukene oma kiirust. Aga siin rallil on tal juba parajasjagu probleeme olnud, on ta käinud kaljudest alla ja on pidanud seal pealtvaatajatelt abi saama, et korralikult aega on tal siin kaduma läinud. Aga praegu 5. koht on igatahes Soolas veel. jah, ilusa sinise Fordiga. ja MV2 klassi juht kohta peaks ka ütlema, et kasutatud on siis Rally 3 autot, kõigil sama auto. Ainult siis sõitjast oleneb, kes suudab auto endale kõige paremini tööle panna, kes kõige kiirem on. Sellistes keerulistes oludes nagu siin praegu on, et on märkkatse, asfalt ja piigid ka veel all, siis ega need Rally 3 autod väga palju isegi R5-st maha ei jää. Kõik ütlesid siin võrdsed autot, üks läbi ju täitsa Toyotaga näed. Ei tea jah, kuidagi näeb Toyota moodi välja, aga ma sellise kujuga Toyotat pole näinud veel. jah, eks ma võtsin seda katset ise suhteliselt rahulikult, üldse kogu rallit. Siin kui see Egert Tõkke siin sõitis kaljudelt alla ja nii edasi, siis minul selle vastu juhtub midagi ja sõitsin lihtsalt ralli lõpuni. Noh, Montega ongi selline, et kui tuled lõpuni ilusti, siis... Ja kui puhtalt lõpuni tulla, siis see on juba suur boonus ja tegelikult on hea koht Soolas, nagu siin ka näha on praegu. Absoluutselt. Siin üks pealtvaataja üritab puu tagant filmida või? Tundub küll, jah. Peale või oksada. Nonii, kaameramees meil siin väga varakult valmis. Kohati on need kaamerad siin suhteliselt suurte vahedega isegi, et vahepeal jääb natukene aega, kus kuuleme ainult hääli, aga autot ennast ei näe. Head ikka mootorid on head, elektrit ei ole, et kuulda kaugelt pininat. jah, Saksamaal juba sõidetakse Opel Corsadega, mis on elektriga, aga kahjuks või õnneks meie poole seda vassi pole veel jõudnud. Emil Lepp. jah. Disain sarnaneb see Veibi disainiga, mis ta sõitis Rootsi rallile. Hallmetallik diisel. jah, tagasihoidlik, aga efektiivne. Emil Leppal praegu siis 3. koht Soolas. Võimalik kohe uue hooaja alguses enda poodiumiskoor avada. Auto on palju kõrgema seadega kui eelnevatel tundub on vähemalt. Eks siin oligi ka seda, et kes võtab ja sõidab asfaldiseadega, et natukenegi endale punktikatsele eelist tuua või sõidetakse lumeseadega, et eelmised 2 katset oleks paremad, nii et
kes kuidas mängib. Ütlesin see nii-öelda Toyota liikumusele. Toyota liigub väga hästi. Vaikselt tuleb siit puu tagant kohe välja. Jaa. Vaadanud kunagi, mis põneb. Nonii, Ja. Silver isiklikult auto tossab. Jah, ja väiksed krapsud on ka peal, et see auto on juba elu läinud. No kohe kõrrast korralikult agressiivsem. Ma vaatasin ka enda videot ja siis vaatasin, et kuidas ma küll seda autot küll niimoodi loobin, et võrreldes teistega on palju agressiivsem sõidustiil tundub. Pole harjutud võimu nii vähe on. Jah. Sai ka seadet näpitud, et ta natukene rohkem külge võtaks. Nüüd ju tundus imelik sõita. Emil Lepsin jälle läbi kitsa külasektsiooni üle silla. Jälle tuleb ette vaadata, inimesed sõisavad absurdsete kohtade peal, kus võib õnnetus juhtuda, kui kuskilt hakkab laiaks minema või kuskil pidur hiljaks jääb. Tore kaameranurk jälle ootame. Hea see, et mina ei kuule heli ka, et korralik vaikus. Järgmiseks korraks peab kaamerameestele ütlema, et nad ei tõmbaks nii suuri vahesid, siis äkki 2-3 kaamerameest rohkem palkama. Aga järgmisel korral on ka kuldusti järgi lühem punktikatse plaanis, nii et saab näha, mis seisud meil on ja kas pardakaamera ikka tuleb. Nüüd siis Kevin Peet, ralli liider, pika puuga. Muidugi, kui mees joob starterit, siis kiiresti sõitma. Peab. No, aga näha on ka, et siin teine stiil ikka sõiduga. Hoopis teistsugune sõidustiil ikka ja seda oli ka tulemustest näha, et teistest meestest siin selgelt üle oli. Ma juba siin vahepeal proovisin Rootsi ralli katseid ja siis Kevini ajada üldse juba ees, siis tundus küll, et mees sõidab juba ralli 2 autoga, et... Isegi vaatasin neid aegu, et näiteks kui esimese ringi viimasel katsel, kus sõideti sisuliselt kõik võistlejad sõitsid asfaldirefiga lumekatset, siis seal ta tõmbas kõigi teiste EM2 sõitjate ees vist 13 sekundise vahe, päris karm. Aga tal on hea õpetaja ka, et Ilves siis isiklikult. Jah, et sealt peabki tulemust tulema. Olen juba märkamatult poole katse peale jõudnud. Oi, siin läks vähe jääd välja surnud. Jah, vähe pikaks, aga pool hullu. Seal tahtis natukene juba spinni poole hakata käiskuma, aga sai kõik kontrolli alla. Siin silla peale tulek oli ka niuke nappa tundus. Jah, parajalt ketsas ja terav kurv. On kohe näha, kuidas Emil sama koha peal, siis... Kas natukene keeruline koht on, tuled sealt nurga tagant midagi ei näe ja siis vaatab sulle tagasipööre vastu, et
pidurdus kohe. Karliga, just, pead osaldama ja kohe pidurdusega paika saama. Ei, siin Silver tuleb kõik rattad lõikavad juba. Ja. Eks ma natuke pingutasin ka, aga MV2 olid meil ka kiiremad mehed ees asfaldireffidega sõitmas, kes siin muidu rallil võib-olla nii edukad ei olnud, siis nad on sõitnud siin juba päris tugevad põhjad alla asfaldireffiga. Hoidsid reffi ja tegid taktikat nii nagu päriselt tehakse. Just, täpselt. Natukene pikaks. Natuke pikaks, jah. Mõni kümnendik kes kaduma. Ja nüüd siis Kevin Peet. Selle kohe tuli küll ilusti sujuvalt. Katse algus oli päris agressiivne. Oi. Tahtis pealt vaatale järgi minna sinna. Jah, siin läks natukene teravaks see olukord. Ei teaks, läheb kohe tagasi võtma. Ei tea. Sealt tuli natukene võib-olla isegi aeglaselt läbi. Võib-olla võtab isegi ettevaatlikumalt natukene, et siin rohkem mitte vigu teha, seal ka peaaegu läks laiaks juba. Emil Lepp sul kommenteerib, et Kevin Peedi nimi pidi ilus olema, aga tema auto küljele seda ta ei sooviks. No jah. Karma kaus võib-olla. Aga võib-olla see teeb Emilit veel kiiremaks ja võtab selle Kevini kohe üldse üle. Rootsi rallil. No näiteks. Vaadaku seda niipidi. Ega siin ka tegelikult suhteliselt piiri peal nagu tulemas, et see kraav ei ole üldse kaugel kohati. Vaatasin ka, et see eelmine koht oli päris nippa-nappa ikka. Et ikka ka pingutab viimase katsel. Jaa. Ongi katse lõpp. Vaatame kui agressiivselt need DMB2 mehed siit tulevad. Pidur tuli viluka kogu aeg. Siuke stop-start praegu käib siin korralikult. Sujuvust võib-olla on natuke puudu. Juba peaaegu selline tunne nagu hakkaks drifti hindama. Jah, nurk oli hea. Igatahes katse lõppu ta tuleb. Katse lõpus on. Ilmselt temale mis Power Stage'i punkte vist jätkut aeg ei olnud kõige parem. Jah, pigem tundub jah, et Power Stage'il jääb ta punktidest kaugel, aga rallilt siis 5. koht on olemas. Ilmselt mitte see, mida ta tahtis, aga jõudis vähemalt lõpuni. Jah, mul siin pidurid tulesid vähe rohkem isegi veel kui Saime katse lõpust kommentaari Egert Tõkkelt, et ütles, et ta ei tea, kas nutta või naerda. Igatahes emotsioonid on tal kahetised, aga finišis ta on. Tanel Kasesalu nüüd siis oled ka finišis. Jaa, palju oli väga hea. Aga top 4 oli üllatus. Jaa, aga väga palju ei jäänud ka poodiumist puudu. Absoluutselt. Emil Lepp ka siis. Ja finiš tuleb nüüd. Tõesti üle joone. Emil Lepp, tema ka meil Power Stage'is punkte siis ei saanud. Aga siit võib Power Stage'i punkte tulla veel. Sõidu stiili järgi küll. Kohe kiirem ja agressiivsem. Jaa. Natukene on minna veel, aga tundub hea. Viimane kurv. Oli juba selle EMV1 meestes traktoriga tuli siit. Ja punkti katselt tundub, et tuleb ka punkte. Ja rallil peaks olema siis teine koht paigas.
Kevin Peet ka nüüd siis veel lõpuni tulemas. ja vaatame, kas Kevin Peet suudab enda väikse eksimusega Silverit punkte ära napsata. ja viimane tagasipööre, nüüd ongi kiiremad kurvid jäänud. Praegu nii palju, kui ma splitidest olen kuulnud, siis on Peet tulemas ikkagi kiiremini kui Jõhvert. Küll mõne sekundiga. See läks täitsa piisav. Oleks. Millega siis punktikatse esikohtida ei ohusta. Need on asfaldi refiga meeste poolt ära võetud, aga 3., 4., 5. koht on siin veel saadaval ja olemas. Punktikatselt Kevin Peedile 4. koht ja rallil esimene, Silver Jõhvert 2, Emil Lepp 3. Ups. Vahepeal muid asju ette. Jah, natukene muud reklaami ka vahele, aga sellega on siis meil punktikatse vaadatud, mõlema ralli top 5, mõlema klassi ralli top 5 siis. Ja teeks väikse üleskutse ka, kui keegi, kes siin top 3-desse tuli, tahab intervjuusid anda, siis kas andke meile chati märku või tulge siia intervjuu ooteruumi, et ma vaatan sellele natuke aega otsa, kui keegi tahab intervjuusid anda, siis oleme me hea meelega neid vastu võtmas. Aga igatahes päris põnev ralli oli vaadata, jälgida. Mitmed sõitjad, keda ma, jah, ka sõita ka. Päris mitmed sõitjad, keda ma oleks oodanud ettepoole, tegid parajaid vigu. Näiteks tegelikult nii Dirt Rally 2 kui WRC-s siiani päris okeid kiirust näidanud. Gabriel Veide katkestas tehnilise probleemiga juba esimesel ringil ja siis tuli punktikatse punkte veel püüdma. Mille tega kätte sai, võttis punktikatselt esikoha ja isegi absoluudis punktikatse esikoha. Jah, asfaldi refiga ikka nii-öelda mehele vastu ei saa, et naelomehed. Jah, tundub. Isegi kui see auto võimsust on kõvasti rohkem. See ref on seal ikka päris oluline ja need vahed olid tegelikult ka päris suured, kui ma vaatasin seal, et nad olid isegi Anders Inimäest 10 sekundit kiiremad, siis päris karm vahe nendel refidel. Aga sellega võime vaikselt ka oma punktikatse ülekanda lõppenuks lugeda, saime olulise vaadatud. Ja kohtume siis juba Rootsis, mis on algamas juba 5 päeva pärast. 13 katset on jälle plaanis, natuke üle 100 kilomeetri katseid on plaani võetud, nii pikkasid katseid on lühikesid katseid. Kõige pikem on seal isegi 20 kilomeetri tuuris, nii et tuleb kohati paras maraton ja saab olla huvitav näha, kes siis lume peal tugev on ja kes tolle rallil siis esikohad suudavad hõivata. Just nii. Aga minu poolt kõik ja tulge järgmine kord jälle. Seda ülekannet võib siis oodata, issand ei julge lubada, aga võib-olla 26. veebruariks. Ja näeme siis. Näeme siis, minu poolt ka aitäh.